50 aastat ehitas Moskva üht maailma suurimat energiasüsteemi. Hiiglaslikud naftatöötlemistehased, lugematud kilomeetrid torujuhtmeid, tohutud ladustamisrajatised ning teede ja raudteede labürint, mis kõik omavahel ühendab. Sama pusle erinevad tükid, kõigil üks ühendav eesmärk – varustada energiaga maailma suurimat riiki. Põlvkondade kaupa Nõukogude ja hiljem Vene planeerijad ehitasid peaaegu enneolematu suuruse ja ulatusega süsteemi. Tootes piisavalt kütust, et mitte ainult hoida tuled põlemas kümnetes miljonites kodudes, vaid toetada ja tugevdada kogu riigi majandust ning ka sõjaväge, andes Venemaale tohutu jõu ja mõju kogu maailmas. Aastakümneid oli seesama süsteem kahtlemata üks riigi suurimaid tugevusi ning säilitas selle tugevuse isegi rasketel aegadel. See elas üle Nõukogude Liidu lagunemise. See pidas vastu majanduskriisidele ja rahvusvahelistele sanktsioonidele. See püsis kindlalt ka poliitiliste vapustuste ajal ning aastate möödudes muutus see veelgi suuremaks ja paremaks. Võrratu tööstuslik hiiglane, mis toitis üht maailma suurimat relvajõudu. Aga see koletis võib lõpuks olla leidnud endale vastase, sest süsteem, mis kunagi tundus kõigutamatu, laguneb nüüd sõna otseses mõttes ja see kõik on tänu Ukrainale. Ainuiksi mais ründasid Kiievi väed mitmeid suuri Venemaa naftarajatisi, süüdates põlema rafineerimistehaseid ja olulisi logistikasõlmi. Ja selleks ei olnud isegi vaja tipptasemel pommitajaid ega kalleid rakette. Suhteliselt odavad ja lihtsad kaugmaadroonid olid töö tegemiseks enam kui piisavad. Tulemuseks ei ole Moskva jaoks mitte ainult majanduskriis, vaid ka eksistentsiaalne kriis, kuna riigi enda alustalad hakkavad lagunema. Ukraina jaoks võib see aga olla viis, kuidas sõda võita. Mitte hävitades Venemaa armeed, vaid murdes süsteemi, mis võimaldab sellel eksisteerida. Aga enne, kui me vaatame Ukraina kampaania mõjusid, peame kõigepealt vaatama, mida see tegelikult sihib. Pealkirjad keskenduvad enamasti nafta rafineerimistehastele ja kütusemahutitele, kuid tegelikult on see palju enamat. Nõukogude võim ei kulutanud aastakümneid ainult naftarajatiste ehitamisele. Nad ehitasid tohutu ja keeruka tööstusmasina, mis laiub tuhandete ruutmiilide ulatuses, alates Siberi naftaväljadest kuni linnade, asulate ja sõjaväebaasideni, mis asuvad kaugel eemal. Selle masina esimesed osad pandi paika pärast teist maailmasõda. Kui Nõukogude Liit tõusis ülemaailmseks suurvõimuks, mõistsid kõrgeimal võimul olevad inimesed midagi olulist. Midagi, mis määrab geopoliitika kogu maailmas veel paljudeks põlvkondadeks. Kütus on võim. Sõjaväesõidukid vajavad seda, tsiviilsõidukid vajavad seda, tehased vajavad seda, terved majandused vajavad seda. Ja Nõukogude Liidul vedas, sest nad istusid otse maailma suurimate nafta- ja gaasivarude otsas. Nad ei pidanud kaugelt otsima energiat, mis teeks nad rikkaks ja võimsaks, kuid nad pidid välja mõtlema viise, kuidas seda kasutada ja transportida. Nii algas üks suurimaid infrastruktuuriprojekte, mida maailm on kunagi näinud. See võttis aastaid, tegelikult aastakümneid, kuid tükikaupa tõid sovetid oma visiooni ellu. Nad ehitasid rafineerimistehaseid, pumbajaamu, naftaterminale, töötlemiskeskusi ja palju muud. Uued rajatised kerkisid üle kogu tänase Venemaa Föderatsiooni, mis hõlmab enam kui 6,6 miljonit ruutmiili. Ja Nõukogude võim ei tahtnud seda süsteemi ainult rahuaja majanduse jaoks. Neil oli vaja, et see suudaks vastu pidada ka sõja korral. Sest nad olid näinud, mis juhtus teise maailmasõja ajal. Nad nägid, kuidas tarneahelad murdusid ja lagunesid sissetungi surve all. Ja nad olid näinud selgeid seoseid riikide tööstusliku vastupidavuse ning nende võime vahel üle elada konflikti ja kriisiaegu. Seega, et muuta oma süsteem võimalikult sõjakindlaks, tegid nad selle kihiliseks ja omavahel seotud, lisades vastupidavust ja dubleerimist varusüsteemide ja turvamehhanismide näol. Süsteemi erinevad sõlmed olid samuti omavahel ühendatud. Raudteeühendused ühendasid depood torujuhtmetega ja torujuhtmed rafineerimistehastega. Ja külma sõja kõrgajal sai sellest süsteemist kiiresti üks suurimaid ja paremaid maailmas. Ja seda ei kasutatud mitte ainult Nõukogude kodudes, ettevõtetes ja tööstustes, vaid see muutus ka üha olulisemaks majanduslikuks eeliseks. Nafta eksport kasvas iga aastaga, tuues tohutuid rahasummasid Moskva riigikassasse. Siis Nõukogude Liit lagunes. Aga tegelikult polnud sellel tähtsust, vähemalt mitte energeetikasektorile. Kuigi see oli Venemaa ja teiste endiste Nõukogude Liidu riikide jaoks tohutute muutuste ja poliitiliste vapustuste aeg, jäi kogu selleks ajaks üles ehitatud infrastruktuur ning kogu selle esindatud võimu ja rikkuse potentsiaal alles.
Uus Vene Föderatsioon päris sisuliselt täielikult toimiva majanduse, mida toitsid need torujuhtmed, rafineerimistehased ja muud rajatised. Aastate jooksul tehti muidugi mõningaid muudatusi. Nimed muutusid, samuti ka ettevõtted, kes neid rajatisi omasid ja haldasid. Paljusid neist laiendati ja moderniseeriti aja jooksul samuti, kuid süsteemi põhialused olid algusest peale olemas ja on nähtavad ka tänapäeval. Paljud riigi suurimad rafineerimistehased on seisnud aastakümneid, näiteks Omski rafineerimistehas, mis võeti kasutusele juba 1955 aastal. Kõik, mida Venemaal tuli teha, oli sellele vundamendile edasi ehitada, olemasolevat infrastruktuuri parandada, muuta see tõhusamaks, tootlikumaks ja paremini vastavaks kaasaegse ajastu muutuvatele standarditele. Ja mees, kes sellise hiiglasliku ülesande enda peale võttis, oli ei keegi muu kui Vladimir Putin ise, kes tuli võimule aastatuhande vahetusel. Umbes sel ajal hakkasid Nõukogude infrastruktuuris ilmnema esimesed mõrad. Torusüsteemid hakkasid roostetama ja rafineerimistehased näitasid oma vanust, tootes enamasti madala kvaliteediga rasket kütteõli, mitte aga kõrgema kvaliteediga diislikütust ja bensiini, millele maailm üle minemas oli. Vladimir Putin tahtis selle allakäigu peatada. Nii pumpas Kreml 2000-ndatel ja edasi ka 2010-ndatel sõna otseses mõttes kümneid miljardeid dollareid riigi rajatistesse. Energiahiiglased nagu Gazprom ja Lukoil tõid isegi kohale mõned läänemaailma parimad insenerid, et viia läbi infrastruktuuri põhjalik uuenduskuur. Nad töötasid väsimatult, et integreerida moodsamat varustust vananevatesse süsteemidesse, andes uut elu rajatistele, mis näisid olevat oma viimaseid päevi elamas. See oli äärmiselt kallis ja aeganõudev projekt, aga see toimis. Äkitselt hakkasid Venemaa rafineerimistehased tootma kõige kvaliteetsemaid kütuseid ning riik ei eksportinud enam ainult toorainet, vaid varustas aktiivselt suurt osa Euroopast, tarnides tohutu osa mandri diislikütusest, samal ajal kui tal jätkus piisavalt ka oma tööstuse ja sõjamasinate jaoks. See tõeline moodsa inseneritöö ime oli valminud rohkem kui 50 aasta jooksul, kuid lõpuks oli see valmis ning näis olevat määratud saama Venemaa majanduse ja laienemise südameks aastakümneteks, kui mitte sajanditeks. Aga selles masinas oli peidus viga. Viga, mida keegi ei oleks osanud ette näha. Kindlasti mitte Nõukogude inimesed, kes poleks kunagi osanud aimata, milliseid sõjatehnoloogiaid 21. sajand endaga kaasa toob. Nad ehitasid oma süsteemi üles suhteliselt vähestele hiiglaslikele rafineerimistehastele, millest igaüks vastutas suure osa riigi kogu kütuse tootmise eest, selle asemel, et kasutada suurt hulka väiksemaid rajatisi. See on oluline, sest kui Venemaa kaardil oleks laiali kümneid või isegi sadu väiksemaid rafineerimistehaseid, millest igaüks toodaks vaid väikese osa kogu toodangust, siis ei oleks sõja ajal mõne neist kahjustamine või hävitamine nii suur probleem. Aga kui sul on need tohutud megakompleksid, mis on nii olulised ja mõjukad, saavad neist sama suured sihtmärgid igaühele, kes soovib sinu majandust kahjustada. Nõukogude võimud arvasid, et need rajatised on turvalised, kuna paljud neist ehitati sügavale Venemaa sisemaale, kümnete või isegi sadade miilide kaugusele rahvusvahelistest piiridest. Mõte, et mõni sõjaline vastane suudaks neid sihtida, oleks tol ajal tundunud absurdne, eriti arvestades, et Venemaa oli nii suur sõjaline jõud. Aga siis tuli Ukraina ja algas troonisõja ajastu ning kõik muutus. See ei juhtunud kohe. Tegelikult, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, suutis ta kasutada oma uskumatult võimsa naftatööstuse rikkust ja jõudu mitte ainult esimestes lahingutes, vaid ka konflikti esimestel aastatel. Tõepoolest, Kremlile oli energiasektor pikka aega suurimaks eeliseks. Neil polnud mitte ainult palju suurem armee kui Ukrainal, vaid ka tohutu hulk infrastruktuuri selle armee toetamiseks. Venemaa astus sõtta tohutute kütusevarude, ainulaadsete naftatöötlemisvõimsuste ja energiasektoriga, mis suutis aastaid järjest toetada ulatuslikke sõjalisi operatsioone. Kuna kaasaegne sõjapidamine sõltub suuresti kütusest, kulutavad konfliktid palju energiat. Näiteks tankid, lennukid, sõjalaevad ja soomusmasinad kulutavad väga kiiresti suuri koguseid kütust. Varustuskolonnid võivad ulatuda miilide pikkuseks ja kulutada loendamatuid koguseid diislikütust ja bensiini, kui nad veavad toitu, laskemoona ja muid varusid punktist A punkti B. Lisaks on veel kõik generaatorid, sidepidamissüsteemid, radarid, õhutõrjesüsteemid ja muud välitaristu osad, mis samuti vajavad pidevat naftatoodete varustust, et töökorras püsida. Enamik riike maailmas ei suudaks sellise kõrge nõudluse rahuldamiseks vajalikku kogust toota. Aga Venemaa suutis seda teha ja see oli kõik tänu sellele taristule, mille kokkupanemisele ta oli nii kaua aega kulutanud. Lääneriigid said sellest kiiresti aru. Nad nägid, et Venemaa suudaks peaaegu vältimatult võidule jõuda, kui tal lubataks jätkuvalt naftat eksportida üle kogu maailma, teenides selle käigus miljardeid dollareid tulu. Seetõttu tegid nad kõik, mis võimalik, et seda voogu piirata.
Nad kehtestasid sanktsioonid, külmutasid varad ja vähendasid oma sõltuvust Vene ressurssidest. Nad lootsid, et Venemaad majanduslikult isoleerides suudavad nad piirata selle võimet jätkata oma vallutuskampaaniat. Aga nad ei läinud piisavalt kaugele ega tegutsenud piisavalt kiiresti. Nad tegid, mis suutsid, kuid Venemaa leidis viise kohanemiseks. Näiteks kasutas Venemaa varilaevastiku tankereid, et transportida tohutul hulgal kütust ja vältida sanktsioone ning pööras oma tähelepanu läände asemel itta, leides Aasias uusi ostjaid ja kaubanduspartnereid, kes asendasid Euroopas kaotatud partnerid. Tuulu küll mõnes valdkonnas vähenes, kuid infrastruktuur jäi töökorda ja süsteemi tuumik säilis. Nii et isegi aastaid pärast sõja algust, kui Venemaa vaevles oma sõjaliste eesmärkide saavutamisega, töötas tema sõjamasin endiselt. Kütus voolas endiselt, raha teeniti jätkuvalt ning näis, et Kreml võiks sellisel viisil peaaegu lõputult jätkata. Ukraina jaoks oli see hirmutav väljavaade. See tähendas sisuliselt, et ükskõik kui palju Ukraina kaitseväed pingutasid, ükskõik kui hästi nad end kaevikutesse kindlustasid ja oma positsioone kaitsesid, ükskõik kui palju nad vaenlase edasitungi aeglustasid, lõppeks sõda ikkagi ainult ühel viisil – Venemaa võiduga. See võtaks aega ja tuleks suure hinnaga, kuid seni kuni Venemaal oli peaaegu lõputu kütusevaru, saaks Putin lõpuks selle, mida ta tahtis. Lääne sanktsioonidest ei piisanud vaenlase peatamiseks, Ukraina pidi asja enda kätte võtma. See oli hetk, mil Kiievi väed tegid kogu sõja suurima ja tähtsaima strateegilise pöörde. Kuni sõdelajani olid nad sõdinud vastavalt tavapärastele reeglitele. Nad keskendusid ilmsetele ohtudele otse enda ees, tankidele, suurtükiväele, soomustransportööridele, laskemoonaladudele ja varustusteedele. Nad olid teinud seda, mida peaaegu iga sõjavägi teeks, kui nende maale tungitakse sisse. Nad olid püüdnud kaitsta oma territooriumi, võideldes otse vaenlasega, kasutades koduväljaku eelist ja nutikaid taktikaid, et vastast üle kavaldada ja hävitada nii palju sõjalisi vahendeid kui võimalik. See oli loogiline lähenemine ja sellel oli oma väärtus. See oli oluline, kui Ukraina väed õhkisid Vene tanke või hävitasid rünnakrühma, mis oli otsustanud vallutada võtmetähtsusega rindepositsiooni. Aga sellel plaanil oli ka tohutu probleem. Venemaal oli strateegilist sügavust lausa uskumatult palju. Tal oli tohutud nõukogudeaegsed tankivarud, millele toetuda, kui tema moodsamad mudelid said kahjustada või hävitati. Tal oli 10 000 soomusmasinaid. Tal oli rohkelt hävitajaid, pommitajaid ja suurtükisüsteeme ning tal polnud peaaegu mingit raskust nii varustuse kui ka sõdurite kohese asendamisega pärast nende kaotamist. Nagu müütiline Hydra oli Kremlini sõjamasin peaaegu hävitamatu. Iga kord, kui Ukraina arvas, et on saavutanud võidu, tuli Venemaa lihtsalt tagasi rohkemate soomukite, laskemoona ja meestega. Lõpuks avastasid Ukraina sõjalised strateegid saladuse, mis muudaks sõja käiku. Kui tahad vabaneda pealetükkivast umbrohust, ei piisa ainult lehtede kärpimisest. Sa pead jõudma otse juurteni, sa hävitad selle juure pealt. Sama loogika kehtis ka Vene armee puhul. Et võita nii suurt ja nii suure strateegilise sügavusega vastast, ei saanud Ukraina loota ainult pankide ja sõdurite hävitamisele. Ta pidi tabama probleemi allikat ja hävitama kogu süsteemi, mis võimaldas armeel toimida. See süsteem taandus ühele lihtsale asjale – kütusele. Kütus on iga suurema sõjalise operatsiooni keskmes tänapäeva ajastul. Ilma kütuseta ei liigu armeed kuhugi. Hävitajad ja pommitajad jäävad maa peale, suurtükid lõpetavad tulistamise ning tankid muutuvad kaose ja hävingu masinatest mõttetuteks metallkastideks. Nii hakkas Ukraina vaatama kaugemale rindeliinidest. See vaatas mööda tankidest, soomukitest ja brigaadidest, mis olid otse tema ees. Ja nii tehes hakkas ta nägema vaenlase sõjamasinat tõelist tuksvat südant. Rafineerimistehased, torujuhtmed, need infrastruktuuri osad, mis hoidsid kõike muud töös ja liikumises. See mõistis, et ühe tanki hävitamine jääks vaenlasele peaaegu märkamatuks, kuid terve depoo hävitamine ja 100 tanki kütusevarustuse katkestamine avaldaks palju olulisemat mõju. Ja tal oli selleks tööks ideaalne tööriist – droonid. Odavad ja kergesti masstootmisesse võetavad, suutelised läbima pikki vahemaid, piisavalt kaugele, et jõuda nende samade rafineerimistehaste ja rajatisteni, mida Nõukogude Liit pidas puutumatuteks, ning üllatavalt raskesti peatavad. Need olid täiuslikud relvad, et rebida välja Vene sõjaväe süda. Ja nii algas sõja järgmine faas – Ukraina süstemaatiline Venemaa kõige olulisema taristu hävitamine. Kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me analüüsime seda nii igal nädalal. Esimesed Ukraina rünnakud Venemaa naftataristu vastu toimusid 2023 aasta lõpus. 2024 aasta jooksul toimus veel mitmeid üksikuid rünnakuid. 2025 aastal hoogustuskampaania. Rünnakud muutusid üha regulaarsemaks ja laastavamaks.
2026 aastaks oli Ukraina täielikult pühendunud sellele, et hävitada nii palju Venemaa energeetikasektorist kui võimalik. Tõepoolest, 2026 aasta mai lõpuks oli Ukraina korraldanud üle 150 sellise rünnaku. Neist 32 toimusid juba aasta esimese 5 kuu jooksul. See on peaaegu sama palju kui kogu 2024 aasta jooksul, mis näitab, kui palju jõulisemaks ja tõhusamaks on Kiievi tegevus aja jooksul muutunud. Ja rünnakud pole mitte ainult sagedasemad, vaid ka palju laastavamad. Ukrainal on täna paremad ja suuremad droonid kui kunagi varem, mis suudavad lennata kaugemale ja kanda suuremaid koormaid kui nende eelkäijad. Igal tabamusel on suurem kaal, iga plahvatus on võimsam, iga tulekahju põleb eredamalt ja iga rünnak jätab Venemaale üha suuremaid kahjusid kokku lugeda ning üha kallimaid arveid katta. Kiievi väed on samuti süstemaatiliselt hävitanud nii palju Venemaa õhutõrjesüsteeme, kui nad suudavad leida ja tuvastada, mis aitab samuti suuremat eesmärki saavutada, sest see avab droonidele lünki ja teid, mille kaudu nad saavad takistamatult lennata. See omakorda aitab Ukrainal sihtida rafineerimistehaseid, torujuhtmeid ja kütuselaosid veelgi kaugemalt rindeliinist, ilma et peaks muretsema, et nende droonid teel alla lastakse. See on strateegia, mille ülesehitamine on võtnud palju aega ja vaeva ning Ukraina on pidanud olema kannatlik, et oma töö vilju näha. Kuid nüüd on need viljad lõpuks selgelt näha, sest Venemaa majandus ja ka tema võime sõda pidada põlevad sõna otseses mõttes palju kiiremas tempos, kui riik suudab toime tulla. Parim tõestus selle kohta tuli samuti 2026 aasta mais, kui Ukraina korraldas mitte 1, mitte 2, mitte 3, vaid 7 järjestikust rünnakut mõnele Venemaa suurimale ja väärtuslikumale energeetikasektori objektile. Esimene juhtum leidis aset Viiemail, kui Ukraina ründedroonid ründasid Kuriši naftatöötlemistehast Kuriši linnas Venemaa Leningradi oblastis. Selle omanik on Surgutneftegas ja see on riigi suuruselt teine naftatöötlemistehas. Ainuüksi 2024 aastal töötles see erakordsed 17,5 miljonit tonni toornaftat. See moodustab 6,6% kogu riigi rafineerimisvõimsusest. See üks rafineerimistehas tootis umbes 2 miljonit tonni bensiini, üle 7 miljoni tonni diislikütust, veel 6 miljonit tonni kütteõli ja umbes 600 000 tonni bituumenit. Kuid 5. mail tuli kogu tehas sulgeda. Ukraina droonid kahjustasid 3 selle 4 toornafta destilleerimisseadmest ehk CDU-st. Et mõista, miks see oluline on, peame aru saama, mis need CDU-d tegelikult on. Kui toornafta maa seest välja pumbatakse, pole sellest inimkonnale eriti kasu. See on paks, kleepuv ja keeruline süsivesinike segu, mida tuleb kasulikuks muutmiseks rafineerida. Selle rafineerimisprotsessi esimene suur samm on fraktsioneeriv destilleerimine. See hõlmab toornafta pumpamist läbi hiiglaslike ahjude ja selle kuumutamist äärmuslike temperatuurideni, kuni see muutub peamiselt auruks. Seejärel voolab see aur suurtesse terastornidesse, CDU-desse, mis sisaldavad 10 spetsiaalsete restidega kandikuid. Kui aur ülespoole liigub, jahtub see ning erinevad süsivesinikud ja muud komponendid kondenseeruvad kandikutele torni erinevatel kõrgustel. Neid erinevaid aineid saab seejärel suunata erinevateks kasutusteks, nagu lennukikütus, diislikütus ja bensiin. Ilma destillatsioonikolonnideta jääksid rafineerimistehased lihtsalt toornafta juurde, ilma võimaluseta seda eraldada või edasi töödelda. See teebki need Ukrainale nii ideaalseks sihtmärgiks, sest kui peatada destillatsioonikolonnid, peatub sisuliselt kogu rafineerimistehase töö. Teised sihtmärgid võivad esmapilgul tunduda mõjusamad, näiteks kui Ukraina droonid lasevad õhku kütusemahuteid. See tekitab suuri tulepalle, mis näevad sotsiaalmeedias levivates videotes muljet avaldavad välja, kuid tegelikult ei mõjuta nafta liikumist kuigi palju. Näiteks mahutite puhul suudab Venemaa need sageli asendada, mõnikord isegi mõne tunni jooksul. CDU-de puhul on aga nii, et isegi näiliselt väikesed kahjustused avaldavad tohutut ja laiaulatuslikku mõju, sest need mõjutavad kogu rajatist. Lisaks sellele on rafineerimistehaste töötamise ajal CDU-d sõna otseses mõttes täidetud väga tuleohtlike ja lenduvate aurudega. Nende aurude süütamiseks pole palju vaja. See võib põhjustada kõrgsurvega tulekahjusid, mis võivad ümbritsevat teraskonstruktsiooni deformeerida ja mille kustutamine võib võtta päevi. Samuti tuleb arvestada, et CDU-d on üsna suured, ulatudes sageli kuni 60 meetri kõrguseks. See muudab neid Ukraina droonioperaatorite jaoks suuremateks ja lihtsamini tabatavateks sihtmärkideks, isegi öösel või halva nähtavusega tingimustes. Aga võib-olla on neist kõigist suurim ja parim eelis just see. CDU-sid on väga raske asendada. Eriti praegu ja eriti Venemaal. Neid ei saa lihtsalt tehastes masstootmises valmistada ja tänu sanktsioonidele ei ole neid ka lihtne importida.
Need sisaldavad hulgaliselt spetsiifilisi sisemisi komponente, nagu täppisreguleerventiilid ja spetsiaalsed andurid, millest osa toodetakse ainult teatud kohtades teatud ettevõtete poolt. Paljud neist ettevõtetest keelduvad Venemaaga igasugusest koostööst, sundides Kremlit ja selle insenere leppima ükskõik milliste juhuslike osadega, mida nad mujalt leiavad. See omakorda võib viia selleni, et nad peavad kulutama kuid kahjustatud CDU-de parandamisele ning selle aja jooksul ei saa rajatised kas üldse töötada või on sunnitud töötama oluliselt väiksema võimsusega. Just nii juhtuski Kirishis, kus pärast Ukraina droonide rünnakut puhkesid rajatises suured tulekahjud. Seda kinnitasid NASA Firmsi analüüsitud satelliidipildid. Ukraina julgeolekuteenistus SBU kinnitas samuti rünnakut, lisades, et mehitamata süsteemide väed koos erioperatsioonide vägedega tabasid ka kõrval asuva pumbajaama mahutit, põhjustades Venemaale veel ühe suure tulekahju. Ja samal ajal, kui nad olid hõivatud rünnaku tagajärgedega tegelemisega, valmistusid Ukraina droonipiloodid juba järgmiseks rünnakuks. 7. mail ründasid nad uuesti. Seekord oli nende sihtmärgiks Permi-Nos rafineerimistehas, mis asub Permi piirkonnas umbes 1460 kilomeetrit ehk 908 miili Moskvast ida pool ja veelgi kaugemal rindeliinist. Lukoilile, ühele Venemaa suurimale energiakontsernile kuuluv tehas, on töötlemismahu poolest Venemaa 7. suurim rafineerimistehas, mille aastane läbilaskevõime ületab 12 miljonit tonni. See on umbes 250 000 barrelit naftat iga päev. 2024 aastal tootis see 2 miljonit tonni bensiini, üle 5 miljoni tonni diislikütust ning 100 000 tonne ka koks ja kütteõli. Aga enam mitte. Reutersi ja teiste uudisteagentuuride andmetel kahjustasid droonid 3 tehase peamist destilleerimisseadet, mis kõik tuli sulgeda, moodustades poole rafineerimistehase kogu tootmisvõimsusest. 4. destilleerimisseade oli juba 30. aprillil teisest droonirünnakus rivist välja langenud. Seega töötab rafineerimistehas kokkuvõttes vaid murdosa oma tavapärasest võimsusest. Nädal hiljem oli Venemaa taas šokis. Veel üks tema suurtest rafineerimistehastest süüdati põlema Rjazani linnas pärast järjekordset täppisdroonirünnakut. 15. mai varahommikul jagasid kohalikud elanikud sotsiaalmeedias teateid plahvatustest ja droonide mürast taevas. Mõne tunni jooksul ujutati internet üle videotega ja piltidega, mis näitasid öösse kõrguvaid ahneid leeke ning tohutuid musta suitsupilvi, mis kerkisid rafineerimistehase kohale. Varsti pärast seda olid kohalikud võimud sunnitud kinnitama, et tööstusrajatis sai kahjustada, mis tuvastati peagi Rjazani naftarafineerimistehasena. Rosnefti omanduses olev tehas on veel üks tohutu naftatöötlemise rajatis, mille aastane rafineerimisvõimsus on umbes 17 miljonit tonni. Ukraina jälgimiskanal Supernova Plus teatas, et tehases põlesid vaakumdestilleerimisseadmed. Ja on teada, et selles rafineerimistehases on 4 peamist atmosfäärilist destilleerimisseadet ning lisaks veel rajatised vaakumgaasiõli hüdrotöötluseks, katalüütiliseks reformimiseks ja muudeks olulisteks protsessideks. Kui mõni neist komponentidest sai kahjustada, on väga tõenäoline, et ka see rafineerimistehas töötab veel pikka aega märkimisväärselt alla oma maksimaalse tootmisvõimsuse. Insenerid olid vaevalt jõudnud Rjazanis kahjustusi hindama hakata, kui 17. mail märgati Moskva taevas droone. Nende sihtmärgiks oli, nagu arvata võis, taas üks naftarafineerimistehas, täpsemalt Gazprom Nefti omanduses olev rafineerimistehas Kagu-Moskvas, mis kuulub Gazpromi tütarettevõttele ja kus tuli tegevus peatada pärast seda, kui droonid rajatisega kokku põrkasid. Moskva linnapea Sergei Sobjanin kinnitas juhtunut ja pisendas avalikkuse ees kahjusid, kuid anonüümsed allikad väitsid hiljem, et tehase töö taastamine võtab vähemalt mitu päeva. Ja see ei ole lihtsalt suvaline tehas, vaid üks peamisi kütuseallikaid Venemaa pealinnale, mõjutades otseselt miljoneid inimesi ja tuhandeid ettevõtteid, kes nimetavad seda linna oma koduks. Nagu teisedki rajatised, võib ka Moskva rafineerimistehas uhkeldada suurte numbritega. 2024 aastal töötles see 11,6 miljonit tonni toornaftat ning tootis umbes 3 miljonit tonni bensiini, veel 3 miljonit tonni diislikütust ja umbes 1,3 miljonit tonni bituumenit. Ukraina ei piirdunud sellega. 20. mail tabasid veel droonid teist Lukoili rafineerimistehast Nižni Novgorodi piirkonnas, mis on üks Venemaa suurimaid linnu. Umbes 450 kilomeetrit ehk 280 miili Moskvast ida pool asuv tehas töötleb aastas umbes 17 miljonit tonni naftat, mis teeb sellest Venemaa suuruselt 4. naftarafineerimistehase. See on ka teine suurim bensiinitootja, kuid pärast rünnakut tuli tootmine peatada, kuna peamine CDU sai kahjustada. See üksainus CDU vastutab umbes poole tehase koguvõimsuse eest, mis teeb 190 000 barrelit päevas.
Pärast rünnakut avaldatud piltidel ja videotes oli näha suurt tulekahju ja nähtavaid kahjustusi CDU struktuurile, mis avaldas Venemaa raskustes olevale energeetikasektorile veelgi suuremat survet. Ja kui Venemaa arvas, et ta saab korraks hinge tõmmata, siis ta eksis rängalt. Ainult päev pärast eelmist rünnakut toimus veel üks rünnak juba teises piirkonnas. 21. mail tabasid droonid Rosnefti omanduses oleva Sõzrani rafineerimistehase peamist CDU-d Samara piirkonnas. Seesama CDU töötleb 70% tehase võimsusest ning pärast rünnakut tuli see sulgeda. Remont peaks kestma vähemalt 6 aega. See rafineerimistehas töötleb tavaliselt umbes 170 000 barrelit naftat päevas, tootes igal aastal 1,5 miljonit tonni diislikütust ning tohutul hulgal bensiini ja kütteõli. Kuid vähemalt praegu see tehas ei töötle ega tooda midagi ja Ukraina maikuu kaos olnud veel läbi. 25. mai ööl kinnitas Ukraina relvajõudude kindralstaap oma 7. eduka naftataristu rünnaku sel kuul. Seekord keskendusid nad naftabaasile, täpsemalt Belletsi baasile Užhorodi linna lähedal Brjanski oblastis, vaid mõnekümne kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Mahutades üle 40 000 tonni naftatooteid on see asukoht Venemaa sõjaväe jaoks ülimalt tähtis. See on koht, kus Kreml hoiab suuri kütusevarusid, mis lähevad otse veokite kolonni, varustades rindel üksusi sellistes kohtades nagu Kursk ja Belgorod. Elanikud teatasid plahvatustest ja suitsust, mis täitis depoo kohal taeva ning esialgsed hinnangud viitavad sellele, et vähemalt 3 mahutit ja torujuhe said kahjustada. Täpselt samal ajal hävitasid Ukraina kaitsejõud ka mitmeid teisi sihtmärke teistes kohtades, näiteks laskemoonaladu Krimmis ja suurtükiväeladu Donetskis. Kuid just Belegorski depoo oli ilmselt kõige olulisem, sest see tähendab, et palju vähem kütust jõuab Vene üksusteni, kes on hakanud sõltuma just sellest konkreetsest asukohast. See omakorda kahjustab Kremlile alluva armee üldist liikuvust, sest nad peavad ootama ja viivitama oma järgmiste sammudega, kuni hädavajalikud varud leitakse mujalt. Iga päev mõjutab see ka venelasi, sest mitmed allikad näitasid, et päev pärast rünnakut tõusid kütuse hinnad piirialadel koheselt. Üksikute juhtumitena ei avaldaks sellised rünnakud iseenesest tingimata nii suurt mõju. Venemaa suudab toime tulla sellega, kui 1 või 2 tema suurt rafineerimistehas peavad ajutiselt sulguma ning saab hakkama ka logistiliste väljakutsetega, kui mõni kütuselaohoone süüdatakse. Kokkuvõttes ei suuda Venemaa aga loota, et ta tuleb toime kõigi nende rünnakute laastavate tagajärgedega, eriti kui need toimuvad nii lühikese aja jooksul. Venemaa naftatootmise tase langeb ohtlikult ja enneolematult madalale ning kui vähem naftat töödeldakse, mõjutab see kõike. Tankide ja teiste sõidukite jaoks ei jätku kütust ning neid ei saa kasutada rinderünnakuteks. Varustust, nagu toit ja laskemoon, ei saa viia sinna, kuhu seda vaja on. Kogu sõjategevus on sunnitud aeglustuma ja soikuma, mis annab Ukraina vägedele rohkem võimalusi, sest nemad ei pea samasuguse kriisiga tegelema ning saavad rünnata Vene rinde nõrku kohti ja sundida vastast taanduma. Samal ajal on Venemaal ka vähem naftat eksportida. See tähendab, et riigi kassasse laekub vähem tulu, mis omakorda tähendab vähem raha kõige jaoks, mida on vaja sõja jätkamiseks, näiteks droonide ja laskemoona tootmiseks, hangeteks, värbamiseks, palkadeks ja nii edasi. Ja nõrgema majandusega halveneb kõik muu, alates haridusest kuni tervishoiuni ja palju muuni. Riik on juba praegu ohtlikus seisus, kus Vene avalikkus näeb oma elukvaliteedi järsku langust sõja tõttu ja olukord läheb ainult hullemaks, kui need naftarünnakud jätkuvad. Sellest pole väljapääsu, pole pääsu, pole kiiret lahendust, pole vastumeedet. Ukraina on tõestanud, et suudab rünnata kus ja millal tahab, jättes endast maha täieliku kaose ning Venemaa on näidanud oma täielikku võimetust end kaitsta. Aastakümneid ehitasid Nõukogude ja Vene inimesed üles oma energiaimpeeriumi. Vladimir Putin ise on suure osa oma võimuperioodist kulutanud selle täiustamisele ja viinud selle kaasaegsesse ajastusse. Ja nüüd, vaid mõne kuuga, rebib Ukraina selle tükkideks. Saad rohkem teada sellest, kuidas Vladimir Putin on selle sõja üle kontrolli kaotanud ja kuidas Ukraina on olukorra enda kasuks pööranud selles videos. Teise võimalusena vaata seda videot, et teada saada, kuidas Saksamaa võib olla just mängu muutnud, pakkudes Ukrainale enneolematut kokkulepet, mis võiks sõja lõpetada palju varem, kui keegi ootas. Ära unustada Military Show tellida, et näha veel selliseid videoid ja nagu alati, aitäh vaatamast!